asja. Mina olen käinud meretuulepargis, ma olen siiamaani elus. Need, kes saab luukerest tagasi tulla. Ma võiks nagu alla hüpata kuskilt, kui keegi tuleb mul sükse jutuga. Tere, mina olen Anit. Mina olen Brenda. Ja meie oleme energeetikud ja täna hakkame siis reageerima erinevatele videotele. Need, kes saab luukerest tagasi tulla. No ikka ei saa. Ja tulevad luukered välja või? No ma ei tea, kapist äkki mõni tuleb. Ja, aga tegelikult on ikkagi see, et mis on ka see kõige olulisem asi, mida teada on see, et vool ei tapa, pinge tapab. Ei vastupidi. Pinge ei tapa, vool tapab. Ja kui voolu juurde keerata, siis on pekkis. Siis läheb järjest tullemaks, et kui see vool on väga väike, siis see tõesti võib olla selline, et ai, ma sain särtsu ja kui see on natuke liiga suur, siis sa võid olla selles staadiumis, kus varsti tõesti sinust saab luukere. Ja lamp läheb niimoodi põlema küll. Enam ei läinud. Selles mõttes, et see on täiesti nagu reaalne olukord, aga mitte selles mõttes, et oi, et pea läheb põlema, vaid kui sul jookseb mingisse tuppa gaasi ja sinna siis tekib see säde, siis see on tegelikult ekstreemselt ohtlik, et esiteks lihtsalt gaas toas on inimesele ohtlik, ehk siis kui sa puhtalt juba seal toas oled, siis see on sinu jaoks ohtlik ja kui sealt siis see säde tuleb, et siis see gaasikogus ei saa olla kunagi nii väike, et oi, mul läksid ainult, ma ei tea, juuksed põlema või pea põlema, et see pigem on selline, et seal terve see näitleja oleks pidanud siis põhimõtteliselt nagu leikadesse plahvatama. Ja ma üldsegi pigem terve tuba juba. Ja kui see gaas on siis väga suur, et siis see tegelikult tähendab mingit suurt plahvatust ja et see on nagu väga ohtlik olukord, mis kindlasti ei saa nii kergelt lõppeda nagu siin lõppes. This is the only place in the ocean you are banned from ever going to. One wrong move can send you to the afterlife in a split second. These are wind turbines in the ocean, or better known as a wind turbine farm. So what makes them so scary? Well, these wind turbines are generating well over 35 million volts of electricity. This is enough to power over 2 million homes a day. That electricity is all being carried by cables that run under the water. The electric current is so powerful, the cables produce a magnetic field underwater. This field drives aquatic life away from it, which makes the area lifeless. If someone were to crash into one, it would cause catastrophic damage to the nearby area. Vabandust, mida? Kas sa tead, mis otas sa tahad pihta hakata? Mina olen käinud meretuulepargis, ma olen siiamaani elus. Sõitsin nende vahel ja... Nagu ei helenda, mingi magnet välja ei ole ümber? Ei, mis asja? Need kaablid ja nad tekitavad magnet neid välju, aga see ei ole kunagi nii tugev, esiteks. Ja teiseks, seal ikkagi nagu käib ju hooldus ja kõike muud tuleb ka teha, eks nagu mitte kunagi ei tehtaks asja, mis on elule nii ohtlik. Ja teiseks, kui sa mõtled selle peale, et viib need loomad sealt eemale, kalad ja värki on ju. Mitte ükski looduse inimene ei laseks teha selliseid asju nagu. Pigem osad liigid, kes meres elavad, see soodustab nende elamist, sest nad teevad sinna vahele endale uued kodud. Ja need nüüd disainitakse ka juba niimoodi, et tehakse nii-öelda looduslikud või tehislikud need elamud sinna, siuksed nagu koralli moodi asjad ja siis nad saavad sinna vahele elama minna ja siis see pigem tegelikult soodustab elukeskkonda, mitte ei hävita seda. Et see nagu ei ole absoluutselt mitte kuidagi õige, päriselt nagu, kes kuulab siukseid asju, siis nagu mida kurad, et ma võiks nagu alla hüpata kuskilt, kui keegi tuleb mul siukse jutuga. No põhimõtteliselt neid vundamendi tüüpe meretuulikutel on väga palju erinevaid. Siukest ei tule Eestisse kunagi, sellepärast, et meil on rüsijää, mis ei lase nendel floativatel, ujuvatel, ulpivatel vundamentidel siis nagu siin turvaliselt olla. Eks põhimõtteliselt meil ikkagi tuleb selline meretuulepark, kui tuleb, mis oleks nagu ikkagi põhjas kinni. Aga ja neid vundamendi tüüpe on väga palju erinevaid, maailmas ka kasutatakse hästi palju erinevaid
ja pidevalt arendatakse juurde. Et see on nagu uskumatu, kuidas mingi asi seisab lihtsalt mere peal püsti niimoodi. Aga tegelikult on ju ka meretuuleparkidel on alajaamad keset merd. Et seal peab ka olema. Need on päris niimoodi nagu, põhimõtteliselt nagu need naftapuur, mis iganes alused neil on seal. Et need on ka samamoodi kinnitatud ja siis seal on alajaam peal. Kogu see alajaam, mis meil siin õues on, tavaliselt on täpselt samamoodi mere peal ka olemas. Ja tegelikult üks amet, mis Eestisse nüüd hakkab tulema ja juba õpetatakse minu meelest Pärnus selles kutsekoolis ja siis ka hakatakse Saaremaal õpetama, on meretuuleparkide hooldajad, mis esiteks maksab väga palju palka, sellepärast et neid hooldajaid on nagu väga vaja üle kogu maailma. Ja teiseks on mega huvitav töö minu meelest. Sa saad nende juures olla, sa saad sinna otsa ronida. Muidugi seda kõrgust karta selleks, need on ikkagi mega kõrged. Nagu see, mis sa maismaa tuuleparki vaatad, need on ikkagi jõhkralt kõrgemad. Aga minu arust on täiega huvitav töö. Iga kell läheks õppima seda. Minu meelest inseneerias on hästi palju selliseid hästi huvitavaid asju. Näiteks minul on bucket list erinevatest inseneeria mingitest objektidest või asjadest, mida ma tahaksin külastada. Ja energeetikaga seoses ongi üks on see, et ma tahan käia ära tuuliku tipus, sest tegelikult tuuliku tippu siis saab minna, kõik hooldused tehakse seal üleval ja seal on lift, millega sa saad siis üles minna. Ja teine on see, et ma tahan käia katse tuumareaktoris niimoodi, et tuumareaktorit käivitatakse ilma, et tal oleks kaan peal ja siis toimub see Tšerkovi efekt ja ma tahan seda näha nagu. Kui sa seda palka taga ajad, siis mida spetsiifilisem asja peale sa lähed, seda suurem on see palganumber, et see meretuuleparkide hooldaja on jälle nii spetsiifiline asi, et seal makstakse samamoodi on näiteks merekaablite parandajad, mingite muffide ehitajad, et see on nii spetsiifiline ja seal järjekorrad ulatuvad, ma ei tea, poolest aastast kuni mitme aastani on ju. Ma käisin 1,5 aastat tagasi Hollandi meretuulepargis, mis oli nagu nii-öelda väike meretuulepark veel. Ja siis me käisime seal sadamates ka. Ja siis need sadama inimesed, kellelt siis nagu tellitakse neid laevu, kes paigaldavad neid meretuuleparke ja neid osasid, siis nüüd ütlesid, et neil on aastani 2030 laev välja broneeritud ja niimoodi üle kogu maailma nagu. Et kui meil siin Estlink katki läheb, et siis ei ole isegi küsimus nendes asjades, et mida me nüüd hästi kiiresti parandada saame, et meil võivad näiteks asjad olemas olla, meil lihtsalt ei ole seda laeva või seda spetsialisti, kes siis selle ära teeb ja me ootame siin järjekorras. Finally, finished with all my homework. I don't know what I learned, but I know I'm done learning. Ma kirjutasin nüüd kevadel just kodutöö, mis oli 66 lehekülge. Mõndade lõputöö on 25 lehekülge, nii et... Ja, mul on olnud seda, kus ma mingite sõpradega ütlen, et jaa, kuule, et teeme koos kodutööd, on ju, et kõik on erinevatest teaduskondadest, aga lihtsalt nagu teeme koos. Ja siis minul on mingi paberi hunnik, kõik mingid arvutused, skeemid, õpikud, kogu aeg pead nagu viitama igale poole ja siis mul on kõrval sõbranna majandusest, kes on nagu, kuule, kas see taust PowerPointile on okei või? Ma ütleks selle lülitamise kohta seda, et tegelikult ei pea käima seal nende aparaatide juures need lülitamas, et on võimalik juhtimiskeskuses seda kõike teha. Seal on siis nii kaua, kuni sul kõik süsteemid töötavad, kõik IT toimib, siis sa saad selle sama asja ära teha juhtimiskeskusest, aga nüüd, kui tekib mingi hädaolukord ja näiteks juhtimiskeskus ei saa seda lülitamist teha, siis tõesti käivad meil lülitajad seda tegemas. Selliste kappide juures lülitamine on veel okei, nagu siin näha, et käib ja lülitab, aga pigem on hirmus see, et kui on vaja mingid suuremaid seadmeid lülitada, et siis seda tehakse tegelikult selliste pikkade pulkadega, et inimene oleks võimalikult kaugel, siis tegelikult ikkagi see on päris ohtlik. Ja see kostüüm ka, mis ta siin seljas on maanduse pärast, et ei tekiks mingit ülelööki, et seda vooluringi kehasse. Et vanasti tõesti käis kõik niimoodi, aga nüüd nad üritavad järjest rohkem seda sinna juhtimiskeskusesse suunata ja seda teevad meil süsteemijuhtijad ja vaatavad, kus on siis vaja teha. Ja siis tagab ka selle, et kõik asjad saab kiiremini teha, et kui näiteks mingi liin välja kukub, siis üpris kiiresti on võimalik ta loodetavasti siis, ma ei tea, taas pingestada, sest paljud meist ei kujuta enam ette, et mis see tähendab seda, et oi, mul läks elekter ära, on ju. Ja kui elekter läheb ära, siis sa oled harjunud, et see tuleb nagu
nagu nipsust kohe tagasi, et aga see, et sa oled siin, ma ei tea, pool päeva või päeva või isegi 3 ilma elektrita, et see on tänapäeva inimese jaoks midagi nii hirmsat, et keegi ei taha seda teha. Hästi on näha seda nagu linnainimese ja nagu maainimese vahe, et kuidas nagu linnainimene, nagu ta ei ole absoluutselt valmistunud, ta ei tea, mida teha, aga siis nagu maal ka, meil on puupliit, meil ei ole vaja elektrit sooja saamiseks ja söögi tegemiseks, meil on gaasipliit ka olemas igaks juhuks, vanaisal on generaator. Noh, vett on ju ka vaata vaja saada, siis havett muidu, kui sul kinekat ei ole, pumbad ei tööta. Eks noh, kõik on nagu läbi mõeldud. This is how AI uses water, visually explained. Every time you ask AI a question, that request is sent to a data center and processed by thousands of AI chips. Because the hardware in our phones and laptops isn't powerful enough to do it, these data centers need 2 things to operate. First, they need electricity to run. In 2024, data centers use 2% of the world's electricity, but this number is for all data centers that keep the internet running. We don't know what share of that can be attributed to AI alone. It's estimated that a single AI request uses 10 times more energy than a standard search. But this estimate is based on AI models from 2023, which põhimõtteliselt see on jah tõsi ja tegelikult see ei ole nagu inimesed nüüd seda hästi palju arutavad seoses AI tulekuga, aga tegelikult on ikkagi see, et kõik igasugune asi, mida me internetis teeme, tekitab mingit asja, mis tähendab seda, et meil on vaja neid andmekeskusi, mis hoiavad need üleval, serveri, mingid suured serveriruumid, kus on siis vaja seda elektrit hästi palju ja tegelikult seda läheb hästi palju ja tegelikult see on nii-öelda kui üks asi, miks näiteks öeldakse, et me võiksime teha digikoristust, ehk siis kui sul on hästi palju pilte salvestatud Google Drive'i, siis käi üle ja vaata, kas need asjad on reaalselt vajalikud ja kui ei ole, kustuta ära. Sellepärast, et üks on see, et sa otsid, ma ei tea, Google'is midagi või kasutad AI-d, aga see, kui sul on mingeid 10 000 pilte kuhugi salvestatud, mida sa tegelikult isegi ei vaata, need võtavad täpselt samamoodi elektrit ja need nii-öelda keskused vajavad meeletus koguses elektrit, ehk siis tegelikult need ei ole kohe riigipõhised, et tihtipeale need ettevõtted käivad ringi ja otsivad regioonis siis kõige odavama elektriga riiki, et sinna siis need investeeringud teha, sest lihtsalt see andmete maht on kasvanud nii suureks ja kasvab veelgi, et see nõuab tohutult elektrit ja kõik siis tahavad võimalikult odavat elektri hinda, et seda üleval hoida. Lisaks selle elektri hinnal on see ka, et neil on see kliima peab õige olema. Siin oli enne ka juba. Are much smaller than the ones we have today. Second, they need cooling systems to prevent overheating. Most cooling systems use fresh water. Ja no ongi, et nad kasutavad vett küll, aga nagu tegelikult ju siinsamas Soomes on üks suur datacenter, kus need Põhjamaad ja tegelikult meiega oleme väga hea kandidaat nendele datacenteritele. Ja, et palju ongi seda, et otsitakse siis seda, et sul peab olema elekter ja tegelikult külm vesi või külm kliima, sellepärast, et lihtsalt, et kui sa teed, sul on see nii-öelda andmekeskus on kuskil soojas kliimas, siis see elektri tarbimine põhimõtteliselt kahekordistab, sellepärast, et tõesti need serverid vajavad väga sellist jahedat ruumi, et ei tekiks mingit ülekuumenemist ja selle peale läheb väga palju elektrit, sest mul on hea meel, et AI tulekuga on hakatud sellest rohkem rääkima. Nägi mingid videod, kus oli, et kui sa ütled iga kord ChatGPT-le aitäh lõpus, siis see läheb maksma sellele ettevõttele mingi miljoneid kogu aeg. Aga siis see ettevõtte omanik oli, et mingi, et öelge ikka aitäh, et peate ikkagi polite olema selle. Robotid võtavad üle siis. Sa oled tänulik, et sa aitäh ütlesid. Jah. And the average data center consumes 300,000 gallons of water every day, which is equivalent to 19,000 showers. And depending on the cooling method used, data centers may lose some or all of this water and need constant replenishment. Unfortunately, we don't have precise or reliable numbers for how much energy or water AI uses alone, because tech companies aren't revealing the size of their newest AI models. What we do know is that AI developments and usage are likely to keep increasing over the next few years, which will require more data centers, aka more electricity and water than before.
ma pigem arvan, et see on mitte ainult AI-ga seotud asi, vaid see on selline üldine probleem, et see ei ole ainult see, et järgmistel aastatel me hakkame meeletus koguses rohkem AI-d kasutama. Eks me ikka hakkame, aga see tähendab ka seda, et me kasutame meeletus koguses kõike muud, mis internetis on. Ehk siis ma täitsa usun, et siin on väga keeruline välja võtta seda, et kuule, et see protsent on nüüd tehisintellekti tekitatud. Like, subscribe ja kõik muu. Vaatasid sellise näoga, nagu ma oleks mingi Voldemort. See vend ehitas selle maja või? Ma vist sinna silla peale ei lähe või sinna majja sisse ei astu.